saa rääkida muidugi kunstniku eest, aga ma saan rääkida iseenda eest kui vaatleja eest. Me kõik oleme elus hästi palju näitustel käinud, aga küsigem nüüd endalt, et kui sageli need pildid on tõesti meiega rääkima hakanud. Igatahes, kui ma esimest korda neiu pilte nägin mõne aasta eest, siis ma tajusin nendes midagi, mida ma ei ole varem kogenud või olen kogenud väga harva. Nimelt mulle tundus, et need olid midagi enamat kui tavalised pildid. Nende piltide sees oli midagi peidus, mis kisendas seal ja tahtis välja pääseda. Sinna oli midagi sisse pandud, midagi väga isiklikku, mingi eriti tugev emotsioon. Ja kui ma neid pilte vaatasin, siis mul peas hakkasid justkui iseenesest tekkima helid ja need pildid justkui ise lõid selle muusika. Ning ma ei saanud sinna midagi parata ja ma lihtsalt palusingi meiut, et selline lugu, et sinu pildid räägivad minuga, et kas ma tohin siia näitusele mingisuguse helitausta tekitada. Ja tulemuseks ongi see, et meiu näitus Tartu kunstimajas sai muusikalise tausta. Nüüd, mis nende piltide peal täpselt kujutatud on, seda teab siiski vaid meiu ise. See on miski, mis on tema poolt läbi elatud. Meie saame seda vaid interpreteerida. Need pildid on tema nägemus millestki mingist sündmusest, olukorrast, objektist või subjektist. Ja need on tema nägemus nendest sündmustest. Kui meie neid pilte vaatame, siis meil tekib oma nägemus sellest. Me oleme meiuga arutlenud, kas üldse on võimalik selline asi nagu objektiivne reaalsus. Ja oleme ühel meelel, et väga raske on sellist asja ette kujutada. Võib-olla neil piltidel polegi omadusi enne, kui me need omadused neile ise anname. Ja nii sünnibki meeleseisund, mille nimeks on nägemus. Üks isiklik tähelepanek veel. Ma ei sallinud koolis kunstitundi. Kindlasti oli see seotud õpetajaga, kes võib-olla ei osanud meid asja vastu panna huvi tundma. Aga kui ma vaatan meiu maale, siis ma tunnen, et tahaks ka ise midagi sarnast luua. Tahaks õppida ja õpihuvi on ju huvi elu vastu ja huvi maailma vastu. Meiu puhul on tegemist erakordselt andeka kunstnikuga. Lisaks tavalistele maalidele ta on ju tegelenud ka portselanimaaliga ja näiteks ikooni maalimisega. Lisaks on ta kirjutanud ka lühijutte ja tegelenud väga erinevate asjadega. Ja ta on väga suure töövõimega. Ta peaaegu iga päev loob midagi, maalib. Ja ta ei ole tegelikult sissepoole elav inimene, vaid need olukorrad, mida ta kogeb, ta elab need niimoodi välja, et ta loob midagi, ta sünnitab kunsti. Ja selline omadus on minu meelest suurepärane. Ma usun, et hea mänedžeri olemasolul oleks vaid aja küsimus, mille meilust võiks saada Eesti kunsti suursaadik Euroopas. Aitäh!